Täna on rõõmupäev. Note on saanud jälle järje. Note 9 oli minu lemmiktelefon, kuniks ma ta ära lõhkusin. Aga nüüd on meil kaks uut mudelit, Note 10 ja Note 10 Plus. Mõlemal seadmel on uued protsessorid, 7 nanosed ja konkreetselt meie regioonis müüdavatel on Exynos ehk siis Samsungi enda toodetud seadmed. Üks eripära, mis muudab need telefonid eriti võimekateks, on uus UFS 3.0 standard. S-seerias tuttav sõrmejäljeluger ekraani sees on ka Note'is olemas ning üleval olev auk, milles on kaamera, nüüd on Note 2 suuruses. Pisem on 6,3 tolli ja 3500 mAh akuga. Ja RAM-i on 8 giga. Suuremal on 4300 mAh akut, 6,8 tolli ekraani ja vihased 12 giga RAM-i. Võimas. Üks huvitav iseärasus nende kahe vahel on veel see, et suurele saab panna microSD kaarti lisaks, kui sul seda vaja on, mis on väga vähe, nagu tõenäoliselt ma ei usu väga. Mõlemal seadmel on taga kokku 3 kaamerat. Ülilai, lai ja tele. Ülilai ja lai oskavad seekord nüüd filmida ka Super Steadis, mis on väga kihvt. Eelnevalt oli see ainult enam-vähem keskmisel olemas. OIS on selle eest olemas nii telel kui laial. Suurel ja väiksel on kaamerate vahe ainult nii palju, et siin on taga paar lisaauku. Ja need annavad siis time of flight'i või siis sügavuskaamera. Ehk siis selle jaoks, et sinu videos olev taust läheks paremini uduseks ja kõik muud asjad. Mis vahet on siis Note 10 perekonnal, Note 9-ga? Nüüd on olemas meil 2 suurust. Mõlemad seadmed oskavad teha tagurpidi laadimist, mida kahjuks Note 9 ei olnud. Tead küll, et sa saad oma kella võtta ja teda siin tagurpidi laadida. Võtame minuti. Kas Samsung on langenud? Kõik, kes kasutasid veel tänaseni Samsungit sellepärast, et sa said soetada lipulaeva, millel oli kõrvaklapipistik, alates tänasest kahjuks enam ei ole. Ühe suure muudatusena eelmine aasta, eks Note 9-ga toodi meile S-Penile huvitav võimekus. Sa said kasutada seda pulka distantspäästikuna täpselt, mis oli väga kihvt. See aasta on seda võimekust edasi arendanud. Nüüd võid sa selle pulgaga jalutada telefonist 40 meetri kaugusele. Funktsionaalsus osas tekitati juurde erinevaid kihvte viipeid. Et kui sa oled kunagi Harry Potterit näinud, siis tead, et nüüd oskab su telefon reageerida sinu erinevatele loitsudele ja muudele asjadele. Milleks? Eks ikka selle jaoks, et distantsilt navigeerida, liigutada ja edasi. Näiteks kaamera režiimi vahetada niimoodi. Ka TEX on teinud tugeva edasimineku. Varasemalt pidid sa TEX-i kasutamiseks ostma lisatongli, lükkama selle kuskile ekraani või teleka taha, panema sinna klaveri, mis iganes. Nüüd aga saad sa TEX-i kasutada oma kompuutris, lükkad USB kaablitega külge, tirid alla aplikatsiooni ja seal kuvatakse sinu telefoni. Kuidas see kogu asi välja näeb? Ei ole meil kahjuks mitte vähimatki aimu, sellepärast, et see tarkvara ei ole veel valmis. Täpselt nii nagu kõikide asjadega. Ei ole ka siin kõik lust ja lillepidu. Mitte miski ei ole ideaalne, kaasa arvatud see telefon. Note 10 ei oska siiamaani korrektselt minu nägu ära tunda, sest et infrapunasensoreid mitte midagi siukest siin ei ole. Järgmine asi on hinnatase. Ma viskan need numbrid siia alla, sa saad aru, kui kallis see telefon tegelikult on ja kui väike on see sihtrühm, kes endale sellist telefoni üldse tahavad lubada. Juhul, kui me räägime täna premium seadmetest ja meile räägitakse tohututest laadimiskiirustest ja võimekustest ja kõikidest muudest asjadest ja sa maksad telefoni eest üle 1000 euro. Aga sulle ei panda kaasa kiirlaadijat. Nagu sa aru said, siis tegemist ei ole ülevaatega. Tegemist on esmamuljega ja see telefon praeguse seisuga tuleb välja alles homme õhtul. Kas me sellest telefonist räägime pikemalt? Jääb sinu otsustada. Kui siia alla kommentaariumisse tuleb piisavalt palju kommentaare, et inimesed on päriselt ka huvitatud, mida siis Note 10 ja Note 10 Plus täpselt endast hõlmavad, jätke kommentaarid. Ja jätke ka kommentaarid, mida te tahate, et me katsetaksime. Jätke märkmed, vajutage subscribe nuppu, selle kõrval olevat kellukest ja kõike muud te vist juba teate. Aitäh! No one never sees me.